Tervist! Kõigil on klapid kollased, ma vähemalt näen, et muidu lihtsalt vaatate, aga ei kuula. Ma räägin teile tänasest tootest, mida me siis Registrite Infosüsteemi Keskuses ehk RIKis siis oleme teinud valmis ja tegelikult tahaksime seda edasi arendada, natuke laiendada, aga ma enne räägin natuke ajaloost, kus me oleme ja mis siis edasi juhtuma peaks. Mul on olnud õnne siis reaalaja majanduse või siis andmete kogumise ja aruandlusega olla seotud juba vähemalt 20 aastat. Enamuse sellest ajast Maksu- ja Tolliametis, kus me tegelesime siis TST, KMD-de ja tuludeklaratsioonide ja kõige muu sellisega. Ja nüüd siis tegelikult siis ühes IT-maja juhina, kus on minu inimeste vedada siis äriregister, majandusaasta aruanded ja e-arveldaja. Ja need kombineerusid kuidagi nagu kokku, ehk et see ajalugu ja see huvi, et kuidas siis lihtsustada kogu siis aruandlust ettevõtetele ja kodanikudele, tuli minuga kaasa tegelikult tänasesse ametisse ja drive'ib mind selles töös. See ajalugu on olnud selles mõttes huvitav, et täis katsetusi, et kõik ju teavad aruandest 1-0, mis oli paberil, kuskil oli 2-0 ja siis nüüd me oleme vist 3-0 või 4-0, et me enam seda tracki ei suudagi jälgida, aga nagu te täna kuulsite, päris palju huvitavaid asju on kuskil tehtud, erinevates valdkondades, erinevate aruannetega, erinevate tükikestega, aga ta kuidagi on ikkagi minu jaoks olnud selline katsetuste põhine, et sellist nagu tervikpilti on natukene nagu vähe. Ja mida meie siis üritame nüüd teha või siis tegimegi, me üritasime teha või tegime, on selline, me nimetame seda ise data hubiks ehk eesti keeleks siis andmesillaks ja see taust on siis see, et me tegelikult üritasime lihtsustada siis majandusaastate aruannete esitamist oma siis majandusaasta aruannete tarkvara sees. Ja kuna meil on ka e-arveldaja, mis on mini raamatamistarkvara, siis hea oli katsetada ja mängida, et kuidas siis sellest tarkvarast oleks võimalikult lihtsalt andmed saada siis majandusaasta aruannete tarkvarasse, et seal siis genereerida kas siis käsitsi automaatselt, mis iganes moel tulevikus siis aruanne, et mingit vaeva vähendada. Aga sellel teekonnal tegelikult üsna ruttu me saime aru, et selline meie enda lahendus, meie ise endale ei ole nagu see, mida me otsime. Ehk et kohe ruttaks välja paistma need võimalused pakkuda midagi sellist, mida oleks kasutada võimalik ka teistel aruandete kogujatel, näiteks Maksuametil või Maksu- ja Tolliametil või Statistikaametil või kellel iganes. Et teeme selle hästi standardse, sellised, mis on lihtsalt kasutatav, lihtsalt integreeritav, põhifookus on andmete kirjeldusel, XBRL-i põhine, tulge, kasutage, võtke ja see data hubi mõte on see, et ta ei kogu andmed, vaid ta vahendab neid andmeid. Mis oli siis veel meie jaoks oluline, et ta oleks turvaline, et seda oleks võimalik rünnata, kuna sealt on väga delikaatsed andmed võivad läbi liikuda. Kindlasti see, et ta ei oleks ühendatud XT-ga või XT ei oleks tema põhiline komponent, sest see oli kunagi, kui nende aruannete 1.0, 2.0, 3.0 vahele, kus me saime väga palju tagasidet, vähemalt Maksu- ja Tolliameti ajal, et see on kulukas, see on kallis, looge midagi lihtsamat, appi otsadega, aga sama turvalist. Nüüd me sellise asja tegime, testisime igat otsast läbi, ei ole võimalik seda kuidagi rünnata, nii et andmed sealt kuidagi kaoks. Ja once only samamoodi, et see on see teekond, kus me tunneme, et me liigume läbi nende andmekirjeldamist, et see ei pea olema see, et ma ühe andmekirja saadan riigile ainult ja siis meie riik jagab seal sees, vaid et see andmeset on kirjeldatud, andmerida on kirjeldatud ja alati küsitakse seda sama asja, kui vaja on, see ei muutu ja see ei tähenda ka siis koormust sellele teenuse kasutajale. Ehk et sellises kontekstis me tegimegi siis meie jaoks sellise tarkvara jubina, ma ei saa teile interface'i näidata, sest seal ei ole sellist asja, seda on back-endi toode, mida visuaalselt sa ei näe, aga ainult tajud. Ja tegelikult on ta selline üsna lihtne lahendus, milles ühes otsas on siis tegelikult raamatupidamistarkvarad, aga võimalik on muud mingid majandustarkvarad, mis siis mingid andmestikku peaks riigile esitama, ja teisel pool oleks siis riiklikud teenused, antud juhul hetkel ta toimib nii, et on majandusaasta aruanne ja siis see mikroettevõtete majandusaasta aruanne, mida sa sealt saad läbi andmesille esitada, ja tegelikult selle aasta lõpuks juba tegelikult demona valmis ja töös on standardaruanne ja siis liigume sealt vaikselt edasi. Tarkvara poole peal me räägime erinevate tarkvaraettevõtetega, kes siis loovad neid raamatupidamistarkvarasid, majandustarkvarasid. 4 täna kasutajat on seal juba siis laivis, üks on veel katsetab ehk arendab natuke, tiimib oma otsa. Ja siin on ka see meie sõnum, et seda otsa järjest laiendada, et tegelikult luua seda mugavust oma tootele juurde. See ei ole tasuline teenus kuidagi, et anname otsad kätte ja andke minna. Nüüd teine pool sellest on palju keerulisem koht, et siin on riik ja riigiasutused, et see on nüüd see minu mure, et me katsetame ja nikerdame neid erinevaid lahendusi erinevates majades, mida lõpuks peavad siis tarkvara
tootja ettevõtted kuidagi ära integreerima, kõik erinevad mudelid. Et meie pakkumine on see, et kuna ta toimib, ta on turvaline, ta on standardne, liiguks sellega pigem edasi ja julgustada siis mitte võib-olla kulutama mingeid arendusi sellele, et kuidas neid andmeid siit sinna saada, sest see on juba olemas tegelikult. See nõuab mingi strateegia muutusi kindlasti, aga kindlasti on odavam, sest see toimib. Ja siit edasi miks mina ka siia tulin, mitte keegi minult inimestest, et anda seda sõnumit edasi, et võtke, uurige seda, võtke seda kasvust, nõudke seda ja ma arvan, meil kõigil läheb lõpuks nagu lihtsamaks ja me jõuame lähemale sellele nii-öelda reaalaemajandusel palju kiiremini, suuremate sammudega. Ka siit saalist täna ma olen saanud kriitikat, et miks riik nii aeglaselt seda kõike teeb. Toode on valmis, saaks kiirendada, suurte sammudega edasi hüpata. Ma tean, see taksonoomia ja see pool on keeruline, see et ei saa kiiresti üle, aga kui see õnnestub, siis see osa on väga lihtne. Ehk et tulge raamatupidamistarkvarad, võtke meiega ühendust, kes on täna juba huvitatud majandusaasta aruannete osas ja riigiasut samamoodi, et kes tunnetavad, et või isegi võib-olla on ka täna sellised asutusi, kes alles mõtlevad selle peale, ei ole need keskkonnad valmis, ka need võiksid tegelikult tulla ja olla nagu valmis. Ja mis veel kõige parem on siis tarkvaratootjatele, siis tegelikult on ka toetusmeetmed siia rakendanud, et saate siin taga on ka link, et võite uurida pärast, kui saate need slaidid, et uurige ka seda võimalust. See on jooksev voor, kus tegelikult see küsida saab. Ja meie fookus, mis meil on see, et me suudaksime lõpuks sinna reaalmajandusele päriselt jõuda, et see andme esitamine oleks hästi kiire, mugav, keegi ei esita neid iseenest või need esitatakse ise, siis tegelikult oma tarkvarast ise juhid seda protsessi, kuidas ta liigub, kuhu ta liigub, millal ta liigub. Andmed on korrektsed, ehk need andmed on kirjeldatud, kogu see nii-öelda see suhtlus selles ka tänases andmesilas on kahepoolne, kui on vigane, siis ta tegelikult tuleb tagasi, annab sulle need veateated. Väiksem halduskoormus ja tegelikult hästi ammune unistus on see, et raamatupidaja saaks küll 2 nädala puhata, et ei ole 10, 20 ja nii edasi, vaid ta saab tegelikult pikemalt puhata, nii et masinad teevad seda tööd. Ja see ongi meie ootus. Ja siit alt selle lingi alt jälle, kui te saate kuskilt slaidid, ma loodan, et kõik saadetakse, siis tegelikult saab sellele detailinfona ka juba uurida siis võib-olla, kui tahad liidestuda, et kuidas seda teha ja mis spekid seal sees on, nii et seal on päris palju infot. Kindlasti uurige ja liidestuge. No nii, minu poolt kõik. Täpselt aja sees. Ja väga edukas Petša Kutšataja, väga täpselt 7 minutit. Ma olen siin ennem küsinud kõigi käest väljakutsete kohta, aga ma küsiksin sinu käest hoopis niipidi, et mida sa pead hetkel kõige suuremaks kuidagi eduelamuseks, kõige sellisemaks asjaks, mille üle sa oled ise kõige uhkem? Mis kontekstis? Nüüd sa mõtled seda sama, siis tegelikult see ongi andmesilda osa, et me tegelikult suutsime ta nagu toimima panna kõiki nende tingimustega, et ta oleks turvaline, tal on see XT vaba, toimib, ta kannatab mahtu ja tegelikult täna ta toimib küll nagu riigi infra peale, aga tegelikult ta läheb ka kommertspilve. See pole ka valmis tehtud, ehk et ta on ka hukukindel meie mõistes. Aga see, et ta valmis sai sellisel kujul, ta toimib ja oma kätega tehtud, oma inimestega tehtud, et selle üle me oleme väga uhked hästi kiiresti, mis on hästi oluline. Ja kuidas sa ise hindad, et kui kuidagi palju ta kasutust on leidnud, kui populaarne ta juba on või on sinna veel tasapisi kasvab, kuna me see aasta sellega enne suve tulime laivi, et seda katsetama hakata, esimesed aruanded sealt tulevad, üle 600 on juba tulnud, aga ta sõltubki nüüd sellest, palju neid tarkvarasi on liidestunud, et osad tublid juba on ja see nagu vaikselt liigub ja laieneb kogu aeg. Et me ootame sellist suuremat ikkagi mulli nüüd järgmine aasta majandusaasta aruannete esitamisel, mitte nüüd see aasta ei oodanud. Kas liidestumine on pigem selline lihtne ja odav protsess või on see? No, meie jaoks on ta lihtne, et kui seal on natukenegi, kes koodi oskab või arvutist aru saab, siis see on lihtne, et seal midagi keerukat ei ole, et tulge, uurige, vaadake ja me oleme alati abiks olemas. Odav me raha ei küsi, aga oma nõu eest ei küsi. Nii et siis ettevõtjatele kõigile julgustuseks pöörduge, et ka esimesed raamatupidajad, ma saan aru, on juba saanud puhata ka juunis, et saaksid siis järgmised ka. Aga suur aitäh sulle! Aitäh!